püüan nagu ikka jagada seda, mida olen issanda käest saanud. Sest et olen kogenud sedasi, et see on kõige parem ja värskem alati ja eilsel hommikutunnil, kui olin issanda ees, siis tulid need mõtted ja olen need kirja pannud ja hakkan neid siis otsast jagama. Mõte oli ärkamiste juures. Eestimaast on üle käinud ka läbi aegade väga mitmed vaimulikud ärkamised, ma mõtlen just neid vaimulikku ärkamisi. On ka need rahvuslikud ärkamised, sageli need nagu kuidagi põimuvad ja on koos ja ka need ärkamised on tegelikult väga olulised ja tähtsad. Vaimulikud ärkamised sünnivad tegelikult Jumala vaimu läbi. Neid meie korraldada kuidagi ei saa ise, sellepärast et Jumala vaimu meie ei käsuta. Tuul puhub nii, kuidas tema tahab ja sellepärast meil tuleb lihtsalt sellega arvestada. Ja ka ühe inimese selline vaimulik ärkamine, see sõltub ka tegelikult Jumala vaimust. See ei ole selline nagu meie otsus, et et meie teeme selle nüüd, et teeme suure pöörde Jumala poole. See on puhas Jumala arm tegelikult, kui Jumal oma vaimuga üksikisiku peale välja valab nii, et inimene saab tulla tema juurde, tuleb tõe tunnetamisele ja tuleb päästmisele ja see kõik on tegelikult Jumala püha vaimu töö. Nii et nii suured ärkamised, mida me piiblist leiame, 4 püha ärkamine, esimene selline, mis piiblist näeme, selline, kus 3000 inimest tuleb seal Jeruusalemmas issanda juurde, see oli just see esimene hetk, kus Jumala vaim oli välja valatud ja sealt hakkab pihta, on see Korneliuse kojas või on see Antiookias või kus iganes, on see Efesoses, ütleme, mis me sealt apostlite tegudest näeme, seal alati oli tegelikult tegu sellega, et Jumala vaim oli tegutsemas. Nii et kiitus Jumalale, et Jumal ei ole veel oma vaimu ära võtnud ja sellepärast me võime arvestada sellega, et Jumal saab kutsuda ja tõmmata meid oma vaimu läbi ja kiitus Jumalale, et ta on täna meid, kes me oleme siin ka kindlasti Jumala kutse peale, aga ta kutsub ka tegelikult ju kogu aeg ka uusi inimesi. Jeesus võrdleb, kui ta räägib sedasi, et Jumala riigist ühte tähendamissõna nagu selle koha pealt, et see on nagu isa tegi oma pojale pulmad või kuningas tegi oma pojale pulmad. Ja siis on see selline lugu, et seal on pulma kutsumine ja üldiselt on see nii, et me piiblist leiame seda, et vaata, on teatud momendid, kus tegelikult selle pruudi otsustab Jumal ise või otsustab siis see kuningas või kuidas iganes või isa. No näiteks, et oli ju nii, et kui Abramile otsitakse naist, siis sulane saadetakse, öeldakse seal, et mine sellele Isakile on naist vaja. Ja lähed ja ta läks ja ütleme, ja leidis ja muidugi ta palvetas seal, et Jumal juhiks õigega kokku ja kõik see tegelikult sündis. No kui mõelda Aadama ja Eeva peale, siis oli see otseselt tegelikult Jumala käest. Nii et sõna ütleb ka väga selgelt, et naine on tegelikult Jumala käest. See on otseselt on selline seos Jumalaga, sest Jumal on ise nagu kõige selle taga ja sellepärast väga tegelikult tasub nagu sellistel hetkedel otsida just ka sellist Jumala käest selgust ja tahet. Nii et see on kiitus Jumalale, et see on selline Jumala teadlik korraldus. Nüüd, kes me piiblit tunneme, me teame, et taevas selline esimene Jumala rahva suur sündmus on see, et on talle pulmad. Ja kes seal pulmas on? No pulmas peab kindlasti pruut olema, aga pulmas on külalised ka. Mõlemad on seal. Ja sellepärast on see niimoodi, et osa on pruut ja osa on külalised. See on täiesti selge see, et Jeesusele ei otsita naist lihtsalt niimoodi, et koda jäi tühjaks, otsime veel, kes on. Õndsad on need, kes on talle pulma õhtu söömajale kutsutud ja sellepärast on see niimoodi, et seal on igasugust rahvast, on neid, vaata, pruut on teadlik armastaja. Aga osad on niimoodi, et nagu hopsti said päästetud, kui paljud tegelikult saavad päästetud surivoodil. Lihtsalt esimene hetk on selline, et lihtsalt see päästepalve, aga ütleme, et me võime täiesti arvestada sellega, et need pole mingisugused pruudid. Pruut on see, kes ütleb, et tule issand. Ja sellepärast pruut on ootamas tegelikult, pruut on ootamas nagu seda asja ja sellepärast täna näed see pilt nagu selle koha pealt, et me võime siin ka olla nagu sellises kahes leeris, nagu sellises mõttes, kes me väga tegelikult ootame ja valmistume nagu selle jaoks ja teised on lihtsalt niimoodi, et kuidagi hästi ära elaks ja kuidagi pääseks ja läheks kuidagi nagu hästi see elu, on paljude inimeste mõte siin selles maailmas ka. Aga pulmakoda peab täis saama ja see saab täis ka. Ja nüüd on niimoodi, et meie Eestimaa rahvana
me sageli mõtleme, et me oleme parasjagu kuskil maailma naba, sest et vaata, et meie poliitikute käitumist vahest, kui suurelt nad räägivad, ütleme, et juba ütlevad, et see Eesti rahvas on juba alla 1 miljoni ära jäänud, aga me siin ikka maailmas kamandame parasjagu. Ja ikka oma mõtteid ja asjad käime välja ja ütleme teiste koha pealt neid asju ja põhimõtteliselt on see niimoodi, et see on niisugune inimlik selline moment, mis nii kerge on nagu tulema, ja põhimõtteliselt on ka, ma usun sedasi, et ka sellises vaimulikus elus me vahest nagu mõtleme, et no küll jumal meie asju ka kõike ajab, et me oleme ka nagu tähtsa koha peal. Täna ütlen sedasi, et kallid, väga tähtis on see, et me jumala kutsele vastu ei paneks, sest maailmas on ikka väga palju rahvast. Kui me mõtleme sedasi, et siin on oma 7 miljardit inimest ja kui siis hakkad seda protsenti sealt välja võtma, et mis me siis oma selle napi miljoniga oleme, siis ikkagi väga pisikene osa. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me oleme püsinud ja et Jumal armastab meid ka ja tegeleb selle rahvaga, kes me siin oleme ja erinevatest rahvustest, kes me siin ka Eestimaal oleme. Aga ütlen sedasi, et vaata, meie asi on sellele Jumala kutsele tegelikult, ütleme ikkagi reageerida ja seda vastu võtta. Muidugi ühed profeteeringud, mida täna ka meelde tuletan sedasi, et teate, mis on räägitud meie kohta, et tuli ja tuul tuleb Venemaa poolt ja see äratab me rahvast. Ja ütleme, et meie kogudus on ka, Peipsi tagant tulid kuulutajad ja ütleme siis, kui see kogudus 1911 sündis ja see tuli nagu sellise algega, et ka sealt Peipsi tagant tuldi oma tiiruga kuulutama siia. Ja sellepärast, kallid, aga ma usun sedasi, et siin see tuli ja tuul, see võib olla hoopis teine, rohkem füüsiline, mis tegelikult maad ja rahvast äratab ja nii kui me praegu mõistame, et väga tegelikult ärevas ajas oleme. Sellepärast ega täna ka, kui ärkasin, küsisin abikaasa käest, kas on juba hakatud seal Iraani pommitama või ei ole, et kuidas seal läheb, sest kõik on ju nagu valmis, oodatakse ainult, et millal vajutada. Ja sellepärast, kallid, ega see nali ei ole, sellepärast, et vaata, üks ühes kohas käib sõda, teises kohas käib ja neid võib puhkeda ja miks mitte, see võib olla see 3. maailmasõda, mis on lihtsalt nähtamatult peale hakanud niimoodi, lihtsalt hiljem ajaloos saab võtta asjad kokku, ütelda, et see algas siis ja siis arenes nii ja ühed koonduvad ühele poole, teised teisele poole, sest et et kokkuvõtteid tehakse hiljem. Ega siis alguses ju seda ette ei saa kõike välja rääkida, kuidas see täpselt sünnib ja sellepärast elame igal juhul väga tegelikult ärevas ajas. Ja sellepärast on väga oluline ja tähtis see, et meie oskaksime tähele panna seda, mida Jumal on meile pakkumas. Ja sellepärast, ja kui me vahest mõtleme, et nii vahvad me oleme, et näed, et Nõukogude Liit lagunes ja eestlastel oma roll ja ütleme, et aga kallid, olgu eestlaste roll see, et meil oleks ka Jumala riigis oma koht ja et me oleksime seal ka ikkagi täitsa oma kohta küsimas. Risti Johannese päevist rünnatakse taevariiki ja sellepärast see on ka meie asi tegelikult teha. Ütleme veel selle mõtte täna, kui lugesin üle täna hommikul või öötunnil seda, mis eile kirja panin. Vaata, meie väikese riigina, kui täna nagu sellele ka korraks mõelda, oleme olnud korduvalt tegelikult suurriikide tallermaa ja nende suurte sündmuste tallermaa. Sõjad on käinud meist üle. Sellepärast, et me oleme niisuguse koha peal lihtsalt ja midagi teha ei ole. Ja kui hakkad mõtlema kõiki neid jäälahinguid ja värke, mida me oleme õppinud ja mismoodi neid praegu seletatakse ja räägitakse, aga need on kõik tegelikult siin põhimõtteliselt olnud ja kui me mõtleme siin oma kirumpe, neid varemeid siin ja asju ja need on ju kõik tegelikult need ajaloo märestusmärgid, et kuule, sõjad on käinud siit me maast üle. Need on tulnud ühelt poolt, need on tulnud teiselt poolt ja kas või esimene ja teine maailmasõda, ütleme, et meie koguduski on olnud nii esimese maailmasõja ajal kui ka teise maailmasõja ajal. Ja Jumal on kandnud sellest läbi, sest et näed, lihtsalt Jumal on selline, kes oma plaane teostab tegelikult kõige selle keskel, olenemata nendest sündmustest, mis siit üle käivad. Ja sellepärast täna näed, kui ütlesin, et ärev aeg. Jeesus ütleb, te kuulete sõdadest, aga ehmuda ei tohi. Võtadki väga rahulikult, ütled, näed, kiri läheb täide lihtsalt. Sellepärast, et Jumal on rääkinud nendest asjadest, et need asjad on teisiti lihtsalt tegelikult siin selles maailmas, need asjad ei käi. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et meie kontakt oleks tegelikult issandaga väga korras. Evangeeliumi kuulutus käib üle maailma. Inimesi Jumala riiki kutsutakse eelkõige lihtsalt Jumala sõna kuulutamise kaudu. Ja sellepärast on nii, et me peame sellega arvestama, et on neid inimesi, kes selle kutse peale tulevad, kes võtavad selle sõnumi vastu. Nüüd see tõeline selline Jumala kutsumine käib selle taevase läkitusega ja ma usun seda, et meie kuulutajatena mõistame, kui me räägime seda sõna,
noh, ütleme, mida me saime Jumala käest või räägime seda, noh, üles soojendatud sõna, et noh, mingi õige jutt, et võta üks too koha, kus piibel lahti ja räägi mingi õige jutt maha. Need on erinevad asjad tegelikult. See sõna, mis tuleb otse Jumala käest, sellest sa saad aru sedasi, et nii nagu Jeesus rääkis, et inimesed kuulasid teda, ütles, et ta räägib see nagu, kellel on meelevald, sellepärast, et vaata, kui on see nagu see värske võitmine seal peal, siis see on tegelikult arusaadav asi. Ja sellepärast Jeesus, kui ta hakkab ära minema, no täna jõuan selle pühavaimu teema juurde ka rohkem just, ta ütleb, et oodake nii kaua, kui te saate pühavaimu väe ja siis olete minu tunnistajad. Ja sellepärast, kallid, eks see on meie asi ka. Me peame ootama nagu selle tunnistuse ära nagu selles mõttes, et sellel on see tulemus. Kui me saame nagu sellest Jumala vaimust nagu süüdatud, mida kellelgi ütelda, siis me ütleme õige sõna. Siis me ütleme seda, mida on tarvis, siis me lihtsalt ei ole kedagi ära rääkimas, vaid siis on tegelikult Jumala vaim tööd tegemas inimeste juures. Nii et sellised tegelikult peame meie olema issanda tunnistused. Ja nüüd reageeringu koha pealt. Reageering on see ka, et kui tuleb see taevane sõnum, ka siis sellele võib täiesti kahte moodi reageerida ja sellepärast ärge olge üldse õnnetud, kui teie sõna, mis on ka täiesti taevast tulnud, vastu ei võeta. Sellepärast, et Jeesuse sõna ka vastu ei võetud. Tema omad ei võtnud teda vastu, pandi vastu, löödi üldse risti. Kui palju tegelikult, ütleme, prohvetid, hakkad seal Jeremiat, lähed, nad ei kuula sind. Nad on selline kõva laubaga rahvas, sa lähed, aga sa pead tegelikult rääkima. Ja sellepärast on see nii, et ega see, kuidas inimesed reageerivad, no ütleme sellele kuulutusele ja sõnumile, mis tuleb ka taevast, et kas sellel on tulemus või ei ole. Meie vahest hindame sedasi, et noh, et ei ole tulemust, kui ei tulda Jumala juurde. No oli tulemus siis ka, kui ei tulda Jumala juurde, sest igaüks võtab lihtsalt oma koha sisse, sellepärast, et ka see on tulemus. Sellepärast, et võimatu on, et tegelikult, kui Jumal läkitab oma sõna, ta saadab korda. Ta saadab korda ühte kui teist. Ja sellepärast, et ka see on tegelikult inimese võimalus, kui sa teed oma südame kõvaks ja lükkad Jumala ära ja Jumala sõna on ka selle tegelikult kaudu korda saatnud midagi väga olulist. Sellepärast, et pakkumine oli, vabadus oli ja inimesed said tegelikult oma otsused teha. Aga need, kes võtavad Jumala sõna vastu, need saavad Jumala lasteks ja sellepärast ja seda, kuidas Jumala lapseks saada, ei plaani sina. Keegi meist ei ole tegelikult oma sünnipäeva plaaninud. Kes on meist oma sünnipäeva plaaninud? Mitte keegi meist. Issid-emmed võivad mõelda sedasi, et 9 kuud ja rehkendad natuke, kas suve või talve ajal või et sa võid ju seal midagi rehkendada, aga sünnipäev tuleb ikkagi sellel päeval, kas enne või natuke hiljem või täpselt või arstid panevad ka veel ja seal on omad mõtted, kuidas vahest seda pannakse kas ette või taha, nendel on omad plaanid vahest, kuidas see kasulikum on võib-olla nende jaoks või, aga kallid, nõnda see on, et igal juhul sünniaeg ja päev on alati tegelikult issanda käes. Ja ka vaimussünd on tegelikult issanda käes, sest et vaata, Jumala vaim on see, kes sünnitab. Ja sellepärast on see niimoodi, et meie ei saa nagu ütleme sellises mõttes seda keisrilõiget teha, et ütleme, me täna teeme, et nüüd hakkasime sündima, et me tahtsime, et meie otsus on see. Ei, see ei käi. See on alati, see ülevalt sünd on nii loomulik sünd, et sinna nende nugadega tegelikult vahele ei saa minna. Ja sellepärast Jumal on kutsumas. Ja kui palju ta kingib tegelikult nagu seda meeleparanduse võimalust või aega, seda me ei tea. Kui Joona pidi minema Niinevele kuulutama, siis oli talle antud konkreetne aeg, et veel 40 päeva ja siis tuleb häving. No nii, väga konkreetne oli. Seal oli rahval lihtne rehkendada natukene üle kuu aja ja siis on meie võimalused on tegelikult lõppenud. No kasutasid õieti, parandasid meelt, pöördusid Jumala poole kuningaga ees otsas ja see häving lükkus tegelikult edasi. Ja sellepärast on kallid nii, et kui ma täna nagu seda 40 päeva kirja panin, siis sealt käis nagu värin läbi, et kelle jaoks on see 40 päeva. Et mõne jaoks ongi see 40 päeva ja ongi kõik võimalused on lõppenud. Ja sellepärast on nii, et mul ei ole see praegu nagu täpselt kõik meeles, aga Billy Graham ja kes on käinud tegelikult väga oluliste inimeste juures ja kelle juurde on Jumal tegelikult vahest nagu läkitanud viimasel hetkel ja ütleme, ja inimesed on, kes on siis ülbelt vastu hakanud ja ära lükanud tegelikult need pakkumised ja asjad, sest et ongi nagu päevade küsimus tegelikult vahest ainult nagu jäänudki. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et tuleb väga tõsiselt võtta seda. Nüüd pöördumise koha pealt Jumala poole. Võtame puht praktiliselt seda asja. Vaata, täna tunnistuses oli ka meil juba sellist patukahetsuse juttu oli. Nüüd patukahetsus on omal kohal väga hea, Jeesuse veri puhastab, antakse andeks. Aga see ei ole kõik.
sellepärast, et vaata, kui me elus muutust ei tule, on asi halvasti. pöördumine on 180 kraadi teises suunas, läksid ühes suunas ja lähed teises suunas. See on pöördumine, sest et vaata, väga paljude inimeste elus on niimoodi, et ongi see andeks palumine, aga samas suunas minnakse edasi, kuni järgmise andeks palumiseni. Ja lihtsalt niimoodi eladki seda mingisugust, lihtsalt mingist ütleme, see on ilus, kui sa andeks palud ja saad niimoodi armu ka. Aga vaata, see ei ole uus elu. Uus elu on see, kui see muutub. Kui su elus, ütleme, sellest vanast oled lahti riietunud, hakkad elama tegelikult uut elu. Ja sellepärast on see nii, et see on tagasitulek Jumala juurde, see on, kui sa läksid Jumalast eemale, see on Jumala juurde tulek, see on täiesti suunamuutus. Ja sellepärast on see nii, et meil ei tasu ennast nagu petta nende lihtsate sellistega moka otsast vabandamistega vahest, et minuga on kõik hästi. Jah, selle koha pealt võib-olla saada armu ja ongi nagu korras, aga kui su suund on vale, siis on ikkagi ohtlik see elu. Ja sellepärast on see niimoodi, et pöördumine tähendab seda, et sa tegelikult teedki ühe uue suuna, hakkad elama täiesti, võiks ütelda seda uut elu, hakkad elama seda Jumala vaimu juhtimisel. Ja Apostel Paulus, kes oli Vana-testamendi aegne selline kõva mees seal, see Saulusena veel, kiusas taga kristlasi. Aga vaata, kui see pööre tuli, siis oli niimoodi, et täiesti teises suunas. Hakkas ise kuulutama, hakati teda taga kiusama ja vaata, see ongi selline lugu, kui me ütleme, oleme siin selles maailmas elamas, siis isegi saatan kiusab meid vähem. Kui sa teed selle pöörde, et hakata Jumalat järgima, siis tuleb saatan tegelikult kiusama, sest tema ustav sulane on äkki kadunud ja sellepärast on see selline, et tal on nagu sellest väga kahju ja ta teeb nagu seda kõike, et nagu jälle kätte saada ja tagasi tuua seda tema jaoks ära karanud nagu orja. Ja sellepärast aga, kallid, me ei pea kartma seda teha, sest et Jeesus tuli päästjaks ja see ongi käimas ja sellepärast sellest pimeduse võimusest peame me inimestena lihtsalt väljagi tulema ja aidaku meid Jumal, et me julgelt seda teeksime. Nüüd on nii, et aga issandaga on selline lugu, kui mõelda, siin on nagu kaks varianti tegelikult. Ütleme, et issand otsib kadunut, kes ka läheb eemale, läheb ära nagu kadunud poja lugu ja ootab, millal tuleb tagasi. On hoiatused, mis on tõsisemad, näiteks Hebra kirjas on sedasi, et kes kord on maitsnud seda Jumala head andi, siis ei jäägi nagu varianti üle. Ja sellepärast, ja vaata, meie ei ole otsustajad, et kas jääb üle või ei jää. Igal juhul ütlen sedasi, ei tasu Jumala armuga mitte kunagi mängida. Ja sellepärast, et see ei ole tegelikult mingisugune mängimise asi. Me näeme, et kui kuningas Saulil võetakse püha vaim ära, siis ta seda enam tagasi ei saa. Sest see oli kuningate aeg, juba see pühavaimu osa läks Taaveti peal üle ja tema pidi elama oma selle viimase osa oma elust ilma pühavaimuta. Ja see oli üsna pime ja paha, sellepärast et siis lõpuks otsib nõidade käest abi, sest et kuskilt on vaja leida ju tegelikult juhtimist. Mida meie juhid praegusel ajal teevad? Väga saatanlikult elavad, kui praegusel ajal need paljastused tulevad. Mille pärast? Nad otsivad ju kuskilt seda. Aga vaata, saatana käest saad võidmist rõveduse peale. Ja sellepärast tehakse ahnelt neid rõvedusi. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, sest et vaata, ütleme, et vaata see kurjategijate osadus on ka ikkagi üks väga tegelikult suur osadus. Sest et vaata, tahetakse patuga inimest ära määrida, vaata, kui kõik on ühtemoodi niisugused mustad ja patused, siis on kõikidel nagu kindel. Vaata, mul üks Tallinna aegne näide, kui noore mehena töötasin ühes kohas, nõukogude aeg, üldiselt oli nii, et puiduvärgis töötasin ja inimesed varastasid väga palju tegelikult, ütleme, see oli üldine asi, et riigivärk ja seda ikka võib võtta ja see oli selline, et aga selles asutuses, kus ma töötasin, oli täiesti ametlik võimalus alati käia raamatupidamises ja see materjal välja osta ja ma käisin, mind ikka vahepeal masseeriti, et mis sa lähed sinna maksma, seda ju on ja võta niisama. Aga küsimus oli ainult selles, et ma olin selle oma brigaadi keskel ainukene, kes maksis. Ma ei julge ütelda, võib-olla mõni veel salaja maksis, aga ma nägin sedasi, et nagu väga taheti mind saada sellesse olukorda, et ma ei ostaks, et ma võtaks niisama, et vaata, siis on teistel nagu süda rahul, et muidu äkki annad ära kuidagi või ühel hetkel kuidagi tunnistad meie vastu midagi või selline mingisugune mure. Ja sellepärast eks see kuritegelik maailm tahab patuga ära rikkuda, määrida. Ja sellepärast me peame arvestama sellega, et see maailm ongi täpselt just nii, et meid mustaks teha ja et siis me selle süü all oleksime ja siis me saame selles patuvangis olla, saatana meelevalla all. Aga olgu nõnda, et nüüd täna
nagu need mõtted, et kui meie Jumala juurest ära taganeme, ma ei tea, on siin mõni selline, kes on taganenud mõtetega kuskil või kuulamas või vahest on see niimoodi, et hiljem saad inimeste käest teada, et ma juba mõtlesin, et ma ka jätan, tead. sest et osad inimesed tunnistavad ühel hetkel ja tead, ja siis on mulle veel rohkem nalja teinud sedasi, et mõni inimene ütleb, tead, ma tulin tagasi, aga ma ei teadnudki, et ära käisid. tead, et noh, et sellepärast, et no see on nii, et vahest mul tuleb nali peale, et mõtlen sedasi, et mina tean, mis te teete, aga vaata, inimene ise teab. Sest et kui sul tuleb ikka, et ma tulin nüüd tagasi, no tähendab, käisid kuskil ära ikka. Ja no okei, tead, aga võtame paar sellist kohta hoopis Jumala sõnast ja see on näiteks Jeremia 2.19, see on niisugune analoog mõte nüüd sellele asjale, mis ma räägin. Et vaata, mis juhtub siis, kui me Jumala juurest ära taganeme. Sind karistab su oma kurjus ja noomivad su taganemised, mõista ja näe, et see on halb ja kibe, kui sa jätad maha issanda oma Jumala. Kui sul pole kartust minu ees, ütleb issand, vägede issand. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et tegelikult see on halb ja kehva lugu, kui me tegelikult Jumala juurest eemale läheme, taganeme, see head ei too. Ja sellepärast on nii, et näed, me siin, kes pered ja lapsed käivad ja lapsed tulevad varakult issanda juurde, see on hea asi tegelikult, ega kaua ära olla ei taha, isegi vahest, kui see mõte tuleb. Sellepärast, et kehva on olla, saad sellest asjast väga selgelt aru. Ja nüüd ja Jesaja raamatu 8 või 3. peatükki 8. ja 9. salm. Ja kus on räägitud, sest Jeruusalemm komistab ja Juuda langeb, kuna nende keel ja teod on issanda vastu, et trotsida aulise silma ees. Nende näoilme tunnistab nende endi vastu, nad kuulutavad oma pattu salgamata otse kui Soodom, häda nende hingedele, sest nad teevad iseendile kurja. Ja sellepärast, kallid, me näeme sedasi, et ka Jumala rahvaga aeg-ajalt juhtub, need Vana-testamendi Jumala rahvas ka lihtsalt lähevad seda rumalat teed mööda ja nad teevad iseendale kurja. Ja oleme selles ajas, kus riigid ja rahvad teevad praegu iseendale kurja. Aga muidugi mille nimel? Et teisele halba teha. Olgu mu veel endal halb, aga peaasi, et saaks teisele halba teha. Muidu ei saa õhtul magama minna hästi, et ei ole nagu kurja teinud. Sa vaata, millises asjas me elame. Jumal kutsub oma sõnas üles, et tehke head. Tehke head. Ja sellepärast on see nii, et kallid, ma ütlen, et aga vaata väärastunud värk on ikka nii rumal, et oled ise tegelikult valmis kannatama. Ja mul isa ikka rääkis sedasi, et Hiiumaal oli üks mees, kes valetas ja rääkis ikka, et teises kohas sai seda silku sai odavamalt. Ei saanud tühjaga odavamalt, aga vahe maksis ise kinni, aga peaasi, et valestada sai. Tead, et vaata, inimesed on valmis selleks. Sellepärast, et see on selline ja me näeme sedasi, et praegu on suurte riikide poliitikud, vist nad oma taskust alati kõik ei maksa, rahva taskusse kõik jätt läheb, aga niimoodi sellise meetodiga väga palju tegelikult elatakse. Nii et suurim kaotus üldse, mis ütleme, on Jumala lapsel, kes on juba Jumala vaimust osa saanud, kui sa sellest ilma jääd. Nii nagu siin juba Saulist rääkisime, kuningas Saulist, et oli hirmu täis, oli ilma juhtimiseta ja oli segaduses ja teadmatuses ja üldse vaata sellest hetkes hakkasid sellised, kuidas ütelda, hetked, et kui kuri vaim tuli talle peale, sest vaata, kui Jumala vaim lahkus, siis kuri vaim tuli asemele. Sest et inimene on selline vaimse maailma tegelikult selline meelisobjekt ja sellepärast on nii, et siis otsiti sedasi, et kes hästi mängiks seal kannelt ja et siis kuri vaim taandus nagu sellel hetkel, kui Taavet seda ilusasti talle mängis ja nii, et ja siis olid tal teatud hetked sellised, et kui ta sai Taavetiga hiljem kokku, kui ta Taavetiga rääkis, tal tuli isegi nutt peale, kuule, sina oled must parem ja ma tegi jälle, natuke Taavetist sellest atmosfäärist kaugemal läks. Jälle, otsime üles, lööme maha. Ütleme, et kohe oli see muutus, aga need hetked. Ja sellepärast nüüd mõtle selle peale, mis elu sul on? Kas sul on niimoodi teatud hetked, kui sa tuled näiteks Jumala kotta ja sul on nagu paremad mõtted ja siis sa elad nagu sellest atmosfäärist, mis pole su sees. Siis sa elad nagu sellest, millest sa nagu korraks satud ja mis mõjub sulle niimoodi positiivselt, et kui sa oled Jumala läheduses, sa mõtled ka õigeid mõtteid. Aga tõmbad ennast eemal ära, vaba jälle ka kurja tegema ja kõiki muid mõtteid mõtlema. Nii et kuningas Saul just tegi just sellisel moel, aga lõpp oli muidugi väga kurb, sellepärast, et ilma Jumala vaimuta tegelikult ei saa.
nii et ja sellepärast ei tohi leppida sellega, et me elame nagu mingisugusest teistest õnnistustest, et lapsed ei tohi leppida sedasi, et nad vanemate õnnistustest ainult elavad ja siis ütleme ja ütleme usurahvas ka, et mingi teise inimese õnnistusest, sa ei tohi ühegi õe ega venna ega pastori õnnistusest elada, et kuule on hästi, nagu Kennet Eigenega oli, et mõni oli niimoodi, et suhkruprotsent läks veres korda, kui oli seal vennale lähedal, läks kaugemale, jälle nässus. No ja siis käid kogu aeg sabastal, tead, eks, et oma suhkrut all hoida, tead. Noh, ei saa ju niimoodi elada, tead, eks. Ja sellest sa pead ise saama asja korda. Et Jumala vaim on sinus elamas ja et sa saaksid olla ise Jumala vaimu täis, see on taevariigi norm tegelikult ja sellepärast on see nii, et ja siis on niimoodi, et Jumala vaim on meile juhtijaks, ta on meile õpetajaks, ta on meile meeldetuletajaks, ta on meile jõuks, ta on meile kõigeks. No üldse niimoodi, et Jumal isikuna on tegelikult meiega. Ja sellepärast, ja see on nagu, kuidas ütelda, see on nagu elekter, millega me oleme harjunud, et see on pidevalt olemas. Ja no kiitus Jumalale, no meil oli ka see ümberlülitamise hetk, ma mäletan sedasi, et kui öeldi, et ei tea, igaks juhuks hoiatati, et äkki midagi juhtub. Me ka keetsime oma sügavkülmast igaks juhuks marjad ära. Mõtlesime, et no kuidas nende marjadega on. Kui elekter võetakse ära, siis tähendab, et marjad sulavad üles. Aga on elektripliit ja keeta ka ei saa. Et parem siis juba ennem ära keeta. Ja praegu see on hea meelega neid moosisid ja tuletan ikka meelde, et see on sellel puhul keedetud, kui sai see ümberlülitus tehtud, kui Venemaaga tõmmati side läbi ja nüüd on need moosid meil nagu mälestuseks sellest veel, et sööd neid moose sellepärast, et et külmkapist marjad igaks juhuks ära, et nad niisama üles ei sulaks. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et aga ütleme tänu Jumalale, et meil on olnud tegelikult elekter kogu aeg. Me oleme harjunud sellega. Tänu Jumalale. Kui meil on kogu aeg, nagu võiks ütelda, pühavaimu osadus. Aga vaata, need inimesed, kes praegusel hetkel on ikka, ütleme, et eriti seal Ukraina, kes on ikka elektrist ilma tõmmatud praegusel hetkel, no need ikka kogevad ikka täiesti teismoodi. Meie ainult mõtleme, et mida see katastroof tähendab. Aga see on ikka tõeline katastroof. See on tegelikult meile ka, oli see üks tuuline öö, see on Võrus, mäletate, ma tulin Soorust. Siis oli niimoodi, et ma olin jätnud auto tankimata, paak oli üsna lõpuni tühi. Minu meelest, kas terminali sellel hetkel veel ei olnud oma selle generaatoriga, et sealt bensu saada siis, kui elektrit ei ole linnas. Ma mäletan, ma tulen tühja autoga sõidan. Võru linn läheb pimedaks. Seisad oma kortermaja ukse taga, sest et nupp on elektriga, enam lahti uks ei lähe. Ootad, et oleks mõni hea inimene, kes välja tuleb, et saaks seda sisse. Koputad mööda aknaid ja ikka lõpuks keegi tuli, aga tükk aega, 1,5 tundi vähemalt istume ja ootame ja mõtleme, ei tea, mis asjast sellest saab. Jahedaks hakkas ka minema, ütleme, oledki lihtsalt ja sul on ainult üks hetk, üks mingi tuul, mingisugune plekkkatus, mis sinna alajaama peale lendas ja kõik välja meil lülitas korraks. Ja tegelikult oled järgmine hetk, oled hädas, mis hädas, mõtled, ei tea, kuidas läheb, kas varsti vett tuleb või ei tule või ja ütleme, et ja lihtsalt üks selline lugu. Ja sellepärast, olgu see võrdlus nagu praegu selle koha pealt, et vaata, see elektriks ja inimene õpib nagu selle asja ringi, aga vaata, kui sa pühast vaimust ilma jääd, see on hullem veel. Ja vaata, elektriga on üldse niimoodi, et me oleme nagu harjunud sedasi, et me lülitame sisse ja me lülitame välja, et me ei raiskaks ja meil on niisugune nagu mõte. Kallid, püha vaimuga on nõnda. Ei, me seda sisse ega välja ei lülita ja meie mõistusi ei pea seal olema juures, et kas me seda raiskame. Sellepärast, et Jumal ei anna meile vaimu mõõdu järgi. Ja vaata, see on nii vaba tegelikult on see käes, et me oleme harjunud nagu sedasi, et meil peavad olema mingisugused limiidid ja asjad, kuidas. Teate, see on selline püsiühendus Jumala poolt planeeritud ja sellise maksimaalse kiirusega ja alati ja kohe olemas, mida meie võime alati tarvitada ja sellepärast see on tohutu privileeg ja sellepärast on see nii, et ega näed, saime väikese kogemuse, kui kolmapäeva õhtul meil need lihtsalt asjad tööle ei lähe, ülekannet teha ei saa. Mõni nime kirjutas, küsis, mis seal on, mõtlesin, et ega nad ei ole eriti loota, et me täna siin saame, olukord on selline, aga kiitus Jumalale, et aga Jumalaga kontakti osadus, täiega olemas. Ja saime teha nagu seda, mida oli sellel õhtul vaja teha, kes me siin koos olime ja sellepärast kiitus Jumalale tegelikult, et võtta, seda ei saa katkestada mitte miski asi. Ja sellepärast nii see on. Jeesus ütles, et ma lähen ära, see tuleb teile heaks, ma saadan teile teise lootaja, kes siis jääb teiega ja on teiega. Nüüd püha vaimu koha pealt, püha vaimu on isik, peame seda meeles. Sest et see on ka väga tähtis asi, me vahest suhtume niimoodi püha vaimu, nagu see on mingisugune nagu mingid sipelgad või mingisugune kõdi ja soe ja tead ja kukkumine või tead, me mõtleme sedasi, et see on nüüd püha vaim, et vaata, kus on selline asi. Püha vaim on isik, kes sinuga räägib. Ta kurvastub, teda saab ära kustutada. Vaata, üks huvitav asi, et me saame välja lülitada, sisse lülitada, nagu me ei saa.
välja lülitada saame, lihtsalt lükkame ära. vaata, see on nagu meie võimuses on selline asi. ja sellepärast ärge kustutage püha vaimu, ärge kurvastage püha vaimu. Need on väga selged õpetused Uues Testamendis. ja kallid, sellepärast on, nõnda on see lugu tegelikult, et vaata, Jumal on meie poolt. Ta armastab meid. Püha vaim ei ole saadetud meie vastu töötama, ta on meid rõõmustama toodud, ta on meid juhatama toodud, ta on meid lohutama toodud, ta on meid õpetama toodud. no ütleme, see kõik tegelikult, kõik need ilmutused, ütleme, kõik need vaimuannid ja asjad, mis on Jumal tegelikult vaimu läbi andnud, need on ju kõik tegelikult meie kasuks. Need ju mitte ükski asi ei ole nagu meie vastu, vaid et need on meile suureks õnnistuseks, mida Jumal tahab, et me tarvitaksime. ja sellepärast on see nii, et ja kui nüüd me selle Jumala pakkumise ära lükkame ja hakkame niimoodi Jumalale vastu, teate, Jumalale saab vastu hakata, aga sa pead arvestama sellega, et Jumal on suurem kui saatan. ja sellepärast, vaata, see on täiesti, võiks ütelda, lootusetu variant. Jumalale ei tasu rusikat näidata. aga vaata, see on selline lugu, et inimesed vahest oma vihas lihtsalt käituvad täpselt niimoodi, et nad hakkavad ka Jumalale niimoodi vastu. ja sellepärast, et kallid, Jumalale saab vastu hakata ja sellepärast on see nii, et aga kes on kaotajaks on inimene ja sellepärast see on täiesti ilma lootuseta variant, kui me tegelikult Jumala hülgame. nii et sellepärast on nii, alistu saatanale, tähendab, alistu issandale, eks, ja hakka vastu saatanale. no vastu hakkamine on inimese loomuses, tahad ju vastu hakata. ainukene, kellel vastu hakka saatanale, ära hakka teistele, ära hakka oma ülemusele töö juures, ära hakka laps, kui sa oled oma vanematele ära vastu hakka, ära hakka vastu, noh, ütleme teatud kohtades, mis on. aga saatan on selline hea variant, nagu Jaapanis öeldi, et noh, et pidi olema niisugune tuba, ma ei tea, kas praegu enam on, et on tehtud kummist see suur ülemuse kuju, keda sa seal toas saad sülitamas käia ja tegemas, aga teate, mis nende firmades oli, sa ei tohi poolt sõna kriitikat ka teha oma firma koha pealt. kui sul head nõu anda ei ole, siis kao minema. tead, aga noh, ütleme, et seal omaette võisid seal sülitamas käia, aga lihtsalt, et kui sa seda tahtsid. aga kallid, sellepärast, aga me ei tee tegelikult Jumalaga seda ka omaette. ja sellepärast on see niimoodi, et aga saatanaga võid igal pool vastu hakata. igal pool ja kohe ja otsustavalt. nii kui saad aru, et praegusel hetkel on see nii, et tema on siin mängus, siis väga julgelt võid kohe reageerida. ja tegelikult seal ongi tegelikult meie otsust vaja. ei tohi astuda astud dialoogi, sellepärast on see nii, et ta kogemus on palju suurem, et sind lõksu tõmmata. ja sellepärast on nii, kui soovitatakse, et kui tulevad petukõned telefonis, parem ära räägi, sest see rääkija on targem, et sind lolliks rääkida seal. ja sellepärast on see niimoodi ja saatan on ka selle koha pealt on targem, et meid lolliks rääkida, sest sellega ta ongi ainult tegelenud. valeta ja valed isad, mitte millegi muuga ei tegelegi. ja sellega ta, näed, on elanud ja saavutanud ka tegelikult üsnagi palju. nii et nii on. aga meil olgu see, kes me oleme Jumala lapsed, et nagu Taavet palus, et Jumal, ära võta minult ära oma püha vaimu. ja praegu ongi see selline oluline aeg, nii nagu nendest energiaallikatest oleme rääkinud, ütleme, kuna püha vaimu on ka see meie vägi, see meie jõud, siis võib seda energiaga ka võrrelda, ikka meeles pidades, et see on isik, et mitte seda unustada, aga vaata, kust kohast me valime tegelikult energia, sellest me sõltume. ja sellepärast ma mõtlen, praegusel hetkel on näiteks, me saame väga hästi aru, et me rääkisime juba, lõikame läbi Venemaaga, et me ei taha sõltuda sealt, ei taha sõltuda, riigid ei taha sõltuda gaasist, teeme katki kõik, lõhume kõik ära. Tehakse nagu, ütleme, niisugused otsused, et me ei taha sõltuda. aga tuleb välja, et ikkagi kuskilt sõltutakse, lihtsalt keegi teine saab, kellest sa hakkad sõltuma, sa hakkad ikkagi sellest ju sõltuma, kelle käest sa ostad. ja sellepärast on niimoodi, et ega siin maailmas päris nagu võimalik ei ole niimoodi, et sa ei sõltu mitte kellestki. ja sellepärast on üks tark valik on see, me saame teha selle valiku, et meie sõltume Jumalast. ja siis võid kõikidega äri ajada, sest Jumal suudab meid aidata siis kõigis nendes olukordades. ja sellepärast on see nii, et kallid, meie see 100% sõltuvus peab tegelikult olema Jumalast. ja sellepärast ja siis ta tegelikult aitab meid kõigis nendes olukordades. ta paneb vaenlased ka meiega rahu tegema, kui mehe teed meeldivad. ja sellepärast on, Jumal on tõotanud neid asju ja need sünnivad täpselt nii. ja sellepärast on nii, et julgustan selle koha pealt, et ära karda seda, et usaldada ennast täielikult Jumala kätte, ära jäta mitte ühtegi protsenti tegelikult nagu endale, et sa nagu tahaksid sellest elada. ja sellepärast aidaku Jumal, et lihtsalt tuleks see julgus ja usk, et just täpselt nii. Teet Uuemõis, Rein Uuemõisa poeg, vaata siin oli nüüd 21. oli
ei, 20. oli vist nähtavasti see matus ja kuulasin seda nagu ülekannet, eks, võib-olla kuupäevad üldse eksisin, olgu sellega, aga see näite, mida ta oma isa koha pealt rääkis, jäi mulle nagu meelde, et ütles, et isa kaotas lõpuks kõrvakuulmise. Et suhteliselt halvasti kuulis, ütles, et noh, siis tütred otsisid neid kuuldeaparaate ja püüdsid nagu isa kuulmist aidata, ütles, et telefoniga oli peaaegu võimatu rääkida, et ei tulnud sellest jutust nagu välja, aga ütles, et üks variant töötas. Et kui võtsid tooli, istusid isa kõrvale ja hakkasid rääkima, siis oli, noh, ütleme, jutt selline, et sai omavahel rääkida. Muidu ütles, et kui telefonis rääkisid, üks rääkis oma juttu, teine rääkis oma juttu. Et hakkad, noh, igal veel oli oma jutt ja mõlemad rääkisid, aga no lihtsalt, et jutud ei läinud kokku. Aga kui tahtsid päris nagu kokku saada, siis pidid hästi lähedal olema isale. Ja see mõte oli nii ilus. Kallid, me peame Jumalale, oma isale väga lähedal olema. Võtad ikka oma toolikese ja istud ikka väga lähedale. Ja sellepärast on see nii, et issand tegelikult tahab seda, et me oleksime ta lähedal. Ja sellepärast on need vajalikud need vaiksed hetked, mida me põhimõtteliselt nagu oleme, et need puhanud hetked. Mina ütlen, mina olen praegu, ütleme, kuidas ütelda, nagu vanemaks saades üha rohkem nagu seda aru saanud. Ma ei kuule Jumalat, kui ma olen väsinud. Kui ma olen füüsiliselt väsinud, ma ei kuule Jumalat. Ma lihtsalt lähen ära magama. Ma muidugi võtan Eelia käest julgustust, Eelia oli ka, jooksis seal ja läks ja siis magas seal ja ingel küpsetas ka seal kakukesi ja andis vett juua, et maga veel ja tead, ja sellepärast on nii, mina magan ka südamerahuga praegusel hetkel, ükstapuha ööl või päeval, kuna tahtmine tuleb ja sest, et pensionil juba oled, võid magada alati. Ja sellepärast on see nii, et täiesti rahuga, mitte mingisugust süümepiina ma ei tunne, millal ma magan. Sellepärast, et lihtsalt ma võtan julgustust selle koha pealt, et mul on vaja tegelikult välja puhata, sest ma tahan issandat kuulata. Ma magan tähtsa asja pärast, mitte laiskuse pärast. Et ma magan sellepärast, et ma oleksin ärkvel ja sellepärast on see on hoopis nagu, ütleme, selline nagu õige suhtumine. Muidugi üks kirikuõpetaja Toomas Paul, temast jäi ka meelde, ta ütles, ma olen nii vana, et ma magan juba igal ajal, kui ma tahan. Tead, eks, et ja naerdi, kui Ongitsoo magas koosolekul. Tead, tal suur rahvas ja ütles, vahepeal võttis binokli välja, vaatas, kes ka koosolekul on, aga vahepeal pani magama. Tead, puhkad, et järgmine hetk jälle Jumalat kuulata ja nii, et kui sul tuli ka tukastus peale, siis ütled, ma magan sellepärast, et varsti Jumalat hakata kuulama. Ja kui ärkad üles, ütlesid, halleluuja, ütled, nüüd ma jälle kuulen hästi. Ja nii, et ja sellepärast, kallid, ma ütlen, et uni on tegelikult meie kaitse. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, väga harva on juhtunud, ma mäletan, et ainult Tartus ükskord Kolgata koguduses juhtus niimoodi, et mina jutlustasin veel. Ja üks inimene kukkus kolksti vahekäiku niimoodi vinge otsa pealt maa, niisugune pauk ka veel käis. Ja ma ikka lohutan, et Paulusel oli ka, et mitmendal korruselt alla kukkus seal, ma ei tea. Tead, aga et õnneks oli mul ainult pingi pealt ja ellu jäi. Tead, aga sellepärast on kallid niimoodi, et lihtsalt kui oled, säti ennast hästi, et sa ei kukuks. Ja ära roolis magama jäänud. Aga sellepärast kiitus Jumalale, et näed, võime praegu need lohutused võtta selle koha pealt, et puhanud peab olema ja Jumalale peab tegelikult väga lähedal olema. Ja teate muideks, vaata, Jumal on kinkinud meile hingamispäeva. Ma ei mäleta, kuskil ma siin kirjutasin, ma nähtavasti ei leia seda üles, mõningad päevad tagasi, kus ma sain, et vaata, Jumal on nagu selle meile kinkinud selle jaoks, et me teda kuulaksime, et see on see hingamispäev. Ja sellepärast on niimoodi, et tark on sedasi ka, et sa laupäeval ennast väga üle ei väsita. Et nagu siin Võrumaal ikka öeldakse, et see on see puulpäiv ja sellepärast on see niimoodi, et sa võtad seda ka juba kergemalt, et pühapäeval olla ergas tegelikult Jumala jaoks. Sest et vaata, seda on tegelikult meile vaja, sest teisiti me tegelikult ei saa nagu asjadele pihta. Ja sellepärast aidaku meid Jumal. Ja et me nagu ka need ilmutused kätte saaksime, et see on tegelikult meile väga vajalik. Ja siis on vaja neid vaikseid kohtasid ja kus me, ütleme, oleme issanda ees. Nüüd on nii, et mõned niisugused asjad. Need pühavaimu salmid ma olen enam-vähem ära jutustanud, aga ma lihtsalt nimetan neid kirjakohtasid ja veel need mõtted nagu üle. Johannese evangeelium omad just, Johannese 14, 16, 17. Et seal on tõotus, et tuleb see teine lohutaja, kes jääb meiega igavesti. Ta jääb teie juurde ja on teie sees. Vaata, see ei ole kaugel, sellepärast, et vaata, Jumal on nii lähedal tegelikult meile. Ja 14.26 on öeldud sedasi, et ta õpetab meile ja tuletab meile meelde kõik. Mida issand on ka just rääkinud. Ja Jeesus ütleb, et parem on, et mina lahkun ja siis tuleb pühavaim. 16.8 ütleb, ta toob selguse, patu, õiguse ja kohtu kohta. Ja ma ei hakka sealt rohkem lahti seletama. 16.13 ta
juhib meid kogu tõesse ja kuulutab meile tulevasi asju. nii et vaata, need on väga olulised, et oleksime tões ja tulevastes asjades. ja Johannese 7, 38, 39 ja siis veel püha vaim ei olnud välja valatud sellisel moel. aga Jeesus kuulutas ja rääkis ette, ütles, et kes usub minusse, nii nagu kiri ütleb, selle ihust peavad voolama elava vee jõed. ja sellepärast, kallis, usu lapsikult issandasse. tead, sust hakkavad elava vee jõed voolama. sest et vaata, see on nagu selline ütleme, et see vahest teistele tundub, et sa nii lapsikult usud seda kõike, mis on kirja pandud. aga Jeesus ütles, et kui sa usud, nagu kiri on ütelnud, siis sinust hakkavad elava vee jõed voolama. mul on nii meeles ühed meie liidu missioonipäevad, mis kunagi siin olid ja mulle anti võimalus, et ühte palvet siin, mis toimus, üks hommikupalve toimus siin, teha seda. ma lugesin neid ilmutuse raamatu kohtasid, ma olen ikka teile lugenud ka sedasi, et kuidas inglid ja seal suitsutusrohud ja kuldkaussidel ja pühade palved viiakse. pärast üks mulle ütles, et no Toivo, sa ka nii lapsikult räägid, et nüüd te palved siis kohe niimoodi läksid. no mina küll usun niimoodi, oled püha, inglid ootavad, seal on niimoodi, pannakse seda suitsutusrohtu juurde ja siis visatakse tagasi, need välgud ja paugud ja asjad hakkavad sündima ja asjad hakkavad täidega minema. ja usungi täpselt nii lapsikult seda asja, sest et Jumala sõna seda kirjutab ja teistel on see selline niimoodi, et et ei, kus sa nii tohid uskuda, tohib küll. ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, ususõnumi kaudu me saame vaimu ja see on Galaatia kirjas seal 3. peatükk ja 2. ja 5. salm, et me saame tegelikult sellest ususõnast, mida kuulutatakse, tegelikult saame vaimu. Me vahest tahaksime vaimu saada sedasi, et käsi pannaksime peale, saab sedasi ka. aga küsimus on see, et vaata, ilmutust sa saad palju paremini, kui see ususõna läks sinu sisse ja sa saad selle kaudu tegelikult vaimu täis. nii et kiitus Jumalale, nii et vaim on väga tähtis asi meile, see isik, kes on siin praegusel hetkel Jumala 3. isik siin maa peal, see on nii oluline meie jaoks praegu. nii et vaimust sünd tema kaudu, Johannese 3. peatükk räägib sedast, siis nagu seda 3.34 on öeldud sedasi, et vaimu ei ole mõõduga, sellepärast ära karda, et sa liiga palju raiskad, teine ilma ei jää, energiapuudust ei ole, jõupuudust ei ole, tarkuse puudust ei ole ja sellepärast kiitus Jumalale. nüüd kummardame issandat vaimus, 4.23 Johannesest veel, ja vaim on see, kes tegelikult meid elustab. ja nüüd, ja kui siis ütleme, et üks tähtis asi oli veel seal, ütleme Johannese evangeeliumis, et kui Jeesus läheb oma jüngrite juurde seal Johannese 20:22 peale ülestõusmist, siis ta ütleb, et võtke vastu püha vaim. vaata, sellepärast on see niimoodi, et püha vaim tuleb vastu võtta, ta on isik, ta tuleb vastu võtta. me räägime Jeesuse vastuvõtmisest, saad päästetud, saad Jumala lapseks. aga sa võtad teise isiku ka vastu, sa võtad püha vaimuga vastu. ta tuleb vastu võtta, see on selline, et vaata, ta ütleme, isiklikult tahab seda luba saada, soovi saada. ja sellepärast on see nii. ja julgustan selle koha pealt, et ja keeltes rääkimise koha pealt, osad inimesed hakkavad kergesti keeltes rääkima, osad mitte. aga teate, mille pärast ei hakka osad rääkima? ka need, kes on tegelikult ka püha vaimu vastu võtnud ja nõus vastu võtma, nad ei hakka rääkima tuleb hakata, kõndima tuleb hakata, ujuma tuleb hakata, klaverit mängima tuleb hakata, keeli tuleb õppima hakata, kõike tuleb hakata. ja kui sa, ütleme, uutes keeltes rääkima ei hakka, siis sa ei hakka mitte kunagi rääkima, sellepärast et see sõltub tegelikult sinust. aga kui sa teed otsuse, et ma tegelikult olen valmis seda tegema, siis sa tegelikult räägid ka. sest et vaata, Jumal on lihtsalt selle asja taga. Nad hakkasid tegelikult rääkima ja sellepärast ära karda igasugused ütlemised ja asjad. Ütleme, ma peaaegu tegin täna öösel ühe jutluse lahti, mis oli Jumala vaimu teemal ja panin ruttu kirja ja kinni selle asja, mõtlesin, et ei, ma ei taha kuulda seda, et Jumal, ma olen praegu sinu käest kuulnud selle tänase sõnumi nagu sellises variandis, mida ma praegu räägin. et ma ei taha mitte ühtegi mingisugust mõtet, mis mida ma siit võiksin praegusel hetkel kuulda, ma ei tea, võib-olla ei olekski sealt midagi kuulnud sellist, mis mind segaks, aga igaks juhuks ma sain niisuguse tunde, et ma ei tohi seda praegu kuulata. teate, mis ma eriti ei soovita, väga palju igasuguste teoloogide raamatuid lugeda, eriti need, kes oma mingit doktoritööd teevad, neid raamatuid on väga vähe tarvis üldse lugeda, pead väga tugev usklik olema, et seal midagi üldse sorteerida. sest et ma ütlen sedasi, et lugu on selles, et sa muidu ei ole doktor, kui sa ei ole lugenud palju raamatuid läbi ja kõik kahtlused ära kuulanud ja värgid. ja sellepärast on niimoodi, et kõige parem on see, loe piiblit, püha vaim elustab, juhib sind kõigesse tõtte ja sellepärast on see niimoodi, et me võime täiesti niimoodi usaldada, et Jumal on tegelikult meiega ja ta on oma tõotuste taga. ja me ei pea niivõrd nagu sõltuma nagu teistest inimestest. nüüd
pastor Andrei Šapovalovil on üks selline hea vaimukool ja viimane tund oli püha vaimu teemal. Ja need punktid ma jõuan teile ka praegusel hetkel nagu rääkida, millele ta tähelepanu juhtis. Ja lugu nagu selles, ta rääkis nagu sellisest jumala vaimu kurvastamisest, kuidas me võime seda teha, no mitte isegi nii tahtlikult, aga nagu teadmatult me teeme ja kes vene keelt oskate, kuulake Andrei Šapovalovi neid jutlusi ja neid vaimukoole, tead, tänu jumalale, et jumal on talle andnud neid asju, mis on meile õnnistuseks. Nüüd ütlebki, et näiteks, et nagu esimene asi, millest ta räägib, ütleb sedasi, et jumala vaim, vaata, nagu on alati valmis meid õpetama ja juhatama ja ta annab meile vaikseid märguandeid. Vestled kellegiga, mina isegi jutluse aja pean jälgima sedasi, et ära räägi näiteks seda näidet, pane kinni suu, ei tohi rääkida, eks. Et noh, tahtmine nagu oleks, aga vaim ütleb sedasi, stopp, seda ei tohi. Noh, kas me alati seda teeme, kui saame selle piduri, nagu see vaikne märguanne tuleb, sest jumala vaim tuleb tegelikult vaikselt meile märguannet andma. Ta ei tule me suud kinni ka panema, aga ta tuleb, ütleb, sedasi ei ole vaja. Ja kui läheme üle, no tegelikult me kurvastasime olema vaimu. Me ei võtnud nagu seda, mida tema meile soovitas. Või vahest jumala vaim just ütleb, et aga hakkad vabanda praegusel hetkel kellegi inimese ees või noh, ütleme, et tee seda. Jätad selle ka tegemata. Jumala vaim, kui andis märku, kui sa ei teinud, sa jälle kurvastad jumala vaimu. Ja sellepärast on see nii, et tegelikult on väga lihtne panna jumala vaimu vaikima. Lihtsalt eiratama korrigeerimist ja lihtsalt see tundub, see pole nii tähtis, et võib küll, püüad ise nagu targem olla. Ja sellepärast on see nii, et aga tegelikult on niimoodi, et jumala vaimu on kõiges vaja. On vaja kaasinimestega suhtlemisel, on vaja lastega suhtlemisel, on vaja abikaasade omavahelises suhtlemises, seda on lihtsalt on vaja. See on kõige parem tegelikult nõuandja, kes olla saab, et hästi võiks minna. Kui eirad seda, no lõikad jamasid tegelikult tavaliselt. Ja mis ütleme, et kõige kurvem on tegelikult on selle juures. Et noh, hea küll, et noh, eksisid nagu selles asjas. Aga vaata, kõige kurvem on see, kui jumala vaim tõmbab tagasi ja kui teda üldse ei ole. Vaata, siis on niimoodi, sa jääd tarkusest ilma, sa jääd juhtimisest ilma, mitte selles vestluses ainult, vaid sul järgmine hetk on tegelikult on üldse pimedus käes. Sul ei ole teadmist enam, sellepärast, et teda lihtsalt ei ole. Sa oled nendest ilmutustest ilma ja mida jumala vaim oleks valmis sulle andma. Sa oled lihtsalt teinud oma südame kõvaks, oled nagu selle kuidagi nagu ära põletanud niisuguseks kalgiks ja kõvaks ja sellepärast ei tohi neid väikseid märguandeid tegelikult eirata. Ja siis on, teate, mis jumala vaimu kurvastab väga? Vaata, me saame nüüd näiteks täna ka infot, mida siin jumala sõnast räägime. Ja kui see info jääb ainult sinu teadmisteks ja kui su elu ei muutu, siis jumala vaim on kurb. Mis sest kasu oli? Mitte mingit kasu ei olnud. Sa võid olla teadmisi täis, pungil. Sa tead, kõik see on õige, aga sa elad valesti. Ja paljud inimesed elavad niimoodi. Nad teavad, mis on õige, aga nad elavad valesti. Sellest, et nad ei tee selle sõna järgi. Sellepärast, et informatsioon ei aita meid. Nii nagu täna juba ütlesime, et see pööre 180 kraadi, täiesti uus elu ja muutused ja sellepärast on see niimoodi, et selline asi tegelikult rõõmustab Jumalat, kui me ka teeme selle sõna järgi, et me ei ole lihtsalt mingisugused sõnakuuljad, vaid ka selle järgi tegijad, nii nagu Jakobuse kirja 1.22 või Jeesus mäejutluse lõpus ütleb, et siis oled kaljule rajanud, kui selle sõna järgi ka teed. No nii, ja siis nüüd on selline veel kord see üle korratud asi juba täna, et püha vaim on isik, et suhtle temaga kui isikuga. Aukartuses ütleme selliselt, et mitte sedasi, et sinu jaoks on see nagu mingisugused niisugused tunded, vaid kallid, see on täiesti reaalne isik, kes on meiega ja sellepärast on see nii, et ja tunded ja asjad selle isikuga kohtumisel on tegelikult olemas, aga punkt 1 on ikkagi see, et ta on Jumal, kes on meie juures ja sellepärast ärme kurvastame ka lihtsalt oma suhtumisega temasse. Et me lihtsalt mõtleme sedasi, et sa pead mulle hea tunde looma, et peaks, et mul hea oleks olla. Ei, vaid hoopis võtta aukartlikult ja et Jumal, tee kõik, anna mulle hea tunne, anna mulle tarkust, anna mulle kõike, mida tegelikult on vaja. Mis meid Jumala vaimust ilma jätab, on lihtsalt, kui me oleme siin selle müra sees, mis on maailmas ümber ringi, oma askeldamiste sees, kus me seda vaikset hetke ei leia, sellepärast, et nii nagu ütlesin, et püha vaim räägib vaikselt, ta räägib ka vaikuses eriti just seda, ei ta räägib ka tormide keskel, et seda ei saa ütelda sedasi, aga ma mõtlen sedasi, et valdavalt on see selline, et vaata, et
sinu hinges peab ikkagi vähemalt vaikus olema, et kui sa teda tahad kuulata. Ümber võivad olla, paugud käia ja mis iganes on, et kui tuleb ka sõjaolukord, siis on niimoodi, et jumala vaim saab rääkida, et täna saad niisuguse jutu, et kui sõda tuleb, et siis on paugud nii kõvad, et jumala vaim enam rääkida ei saa. Saab küll, kui sinu südames on vaikus. Vaata, kui sina ei karda, kui sinus on rahu, vaata siis tegelikult on see täiesti nagu võimalik selle koha pealt. Ja sellepärast nii see on, et austa Jumalat. Ja sest, et kes Jumalat austab, seda austab ju tegelikult Jumal. Ja muidugi pühale vaimul on väga suur takistus, on andestamatus, millest on täna meile ka tunnistatud ja räägitud. Ja üldse igasuguse kibeduse ja aavumuse hoidmine, sest et üldiselt on see niimoodi, et see on number 1 tegelikult selline uks, mille kaudu kurjad vaimud saavad me sisse elama tulla, on igasugused sellised andestamatused ja asjad, sellepärast Jeesus juhib tähelepanu väga otseselt selle koha pealt. Ütleb, et tuleb lihtsalt andeks anda. Et see on nagu üks mõõdupuu tegelikult nagu selle koha pealt, ütleme, meie see palve õpetab ja veel kord tuletab meelde andestamist. Ja Mattiuse 18 2 sulase lugu, kus ühele andestatakse suur võlg ja teine väikest võlga ei andesta ja ta kaotab tegelikult kõik. Nii et andestamatus on ka pühavaimu takistus ja sellepärast on see nii, et tuleb kõik need andestamad asjad praegusel hetkel üles leida, mis on, ja need takistused ära lihtsalt kõrvaldada. Ja ükstapuha, kui koledad asju on tehtud, see ei ole üldse tähtis, vaid et tähtis on andestada. See on sulle endale, meile igal ühel andestamine on vajalik meil endil. Kas teine seda mõistab või mõista isegi, kas sealt midagi vastu tuleb, see ei olegi nii tähtis. Aga tähtis on see, et meie poolt oleks tehtud. Nüüd üks viga, mida inimesed teevad, on sedasi, et jagavad oma elu tsoonideks. Praegu on vaimulik elu. Me oleme Jumala kojas, meil on vaimulik hetk, meil on praegusel hetkel vaja kuulda Jumalat, meil on vaja Jumala juhiseid kuulda, kuidas me siin käitume, oleme, mida me siin teeme. No siin on nagu Jumalat on vaja, vaimulikus elus on Jumalat vaja. Aga siis tuleb meil nädal, igapäevane elu ja siis me seal pusime ise, et hakkama saada. Ja ma mäletan nii täpselt üks armas musta sõde, kes me koguduses oli, tal läks külmkapp katki ja siis ta oli niimoodi, et ta oli imestanud, et kuule, ma ütlesin, kui palvetame selle asja pärast, et sa saaksid küll kapi ka, et sa asjad korda saaksid ja kõik. Kas selle pärast tohib ka paluda, küsis, no nii siiralt. Ma ütlesin, tohib küll. Jumala läheb kõik korda, mis sul on. Et kui praegusel ajal on külmkapp normaalne asi, siis see on täiesti normaalne asi kõigega tegelikult. Ta juhib sind kõigesse tõtte, ta tahab igas elusfääris olla. Sest osad on niimoodi mõtled, abiellumise otsustan ise, selle, kõik asjad, et ise tead, tegelikult kõik asjad tuleb usaldada Jumala kätte, töökohad, õppimised, elukutsed, kõik asjad, kus sa oled, ka isegi kogudus, kus sa kuulud, kõik need asjad tegelikult ära ise otsusta, vaid küsi Jumala käest, kuidas need asjad peavad olema, see on kõige parem asi. Ja sellepärast ära jaga oma elu mingisugusteks sektoriteks, et kuskil on Jumal ja kuskil ei ole. Ja sellepärast see on ka täiesti vale. Sa tegelikult kurvastad tegelikult siis ka püha vaimu, kui sa tõrjud teda tegelikult teatud kohtadest ära. Ja siis viimane hoiatus, millele Andrei juhtis tähelepanu, ütles, on see, et vaata, väga palju pettust on, ütleme sellises mõttes siin selles maailmas ka. Ütleme, ka Jumala rahva hulgas on pettust ja asju. Ja praegusel ajal ta tõi näiteid sedasi, et praegu näiteks, et inimestel on Facebookid ja värgid, inimene teeb oma piltisid ja värkesid ja paneb üles kõik, kuidas ta käis ja elas ja mis tal oli, elul on olemas. Siis osad prohvetid on sellised, uuris su Facebooki ära, ja siis tuleb profeteerib sulle. Aga ta teadis sust väga palju. Lihtsalt võttis sealt. Mul Facebook ei ole, sealt ta ei saa. Sellepärast, et lihtsalt on nagu see tal puudub, eks. Aga muidu on see, sa tuled nagu üks suur selgeltnägija. Sa mõtled, ta teab. Ta ütleb sulle kõike. Aga selliste alatustega tegeldakse praegusel hetkel. Lihtsalt, et informatsiooni saadakse. Tegelikult on see niimoodi, et teate, kes on Isabeli vaime, kellest ma olen vahepeal rääkinud ka. Need on sellised tavalised need inimesed, kes su käest muudkui uurivad, endast ei räägi mitte tühjagi, aga mille jaoks, et seda informatsiooni saada ja et siis vaata informatsioon on tegelikult väärtus. Ja see on niimoodi, et kuradi maailmas on ka, ta manipuleerib tegelikult selle infoga, mida ta kuskilt kätte saab. Ja sellepärast on see niimoodi, et aga teate, kui ma praegu tõin negatiivsed asjad välja, et on oht nendes asjades. Ja siis juhtub selline asi, et osad inimesed hakkavad kõike üle loomulikku. Ära kustuta ka seda prohvetlikku kõnelemist, nagu sõna ütleb meile väga selgelt. Sellepärast, et
on õiged asjad ka olemas. mis siis, et on palju eksitajaid, mis siis, et on palju valeprohveteid, mis siis, et on palju, ütleme kõike seda pettust siin selles maailmas. ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me ütleme kuskil nagu, kus me saime võib-olla mingi vale asjaga kokku, et me siis niimoodi kõike nagu välja ei viskaks. On Jumala vaim, on õiged prohvetid, on need, kes teevad õiget asja, on need, kes teevad tegelikult valet. ja sellest piiblist näeme, olid valeapostlid, olid valevennad, kõik need asjad olid, kogu aeg on olnud ja sellepärast ei tasu üldse nagu kurvastada selle koha pealt. Ja üks väga hea nõuanne oli veel sedasi. Ära ole, ütleme, mitte ühestki inimesest nagu liiga sisse võetud ja ära ole ühegi inimese üle ka liiga kohut mõistmas. Need kaks asja on nagu sellised asjad. Sellepärast, et vaata, küsimus on nagu selles, vaata, liigne positiivsus paneb tegelikult meie silmad kinni nagu reaalsuse eest ka. Sest siis on niimoodi, et me näeme nagu ülivõrdes kõike seda asja. Ei ole ühtegi inimest, kes on tegelikult ülivõrdes siin maa peal. Sellepärast me kõik oleme eksinud, kõik oleme pattu teinud, kõik oleme puudulikud. Ja sellepärast on see niimoodi, et see liigne selline, ütleme, nagu selline positiivsus või negatiivsus või selline halb suhtumine teistesse, samamoodi on see selline suhtumine tegelikult, mis on vale suhtumine. Ja sellepärast on niimoodi, et võta täitsa rahulikult, et Jumal, anna mulle praegusel hetkel lihtsalt tarkust, anna mulle ära tunda sedasi, et kus mu ümber väga võib-olla nagu püütakse olla, et anna ma tunneksin ära, et kes on tõelised ja kes ei ole ja Jumala vaim on tegelikult valmis meile nõu andma. Aga kui me Jumala käest nõu ei küsi, siis oleme petetud nagu Joosua seal kibelaste poolt. Sest et tsirkust oskavad kõik teha tegelikult siin ja see saatana pool väga hästi oskab seda tegelikult teha. Aga me ei pea sellest petetud tegelikult olema. Sellepärast, et Jumal on oma vaimu meile andnud, et meid juhtida ja ta juhib meid täitsa hästi. Amen. Nii, tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind selle tänase hommiku eest ja Isa, ma tänan sind selle tunnistuse eest, mis sa täna meile andsid ja tänu sulle ka selle sõna eest, mis sa oled andnud meile ka just oma vaimu koha pealt eriti. Jumal, me täname sind, Isa, me täname sind, Poeg ja me täname sind, Püha Vaim. Meil on kõike seda kolme isikut vaja. Isa, me vajame su armastust, Jeesus, me vajame su päästet, me vajame su õpetust, me vajame seda verd, millega sa meid lunastasid ja me täname sind kõige selle eest. Aga kallis Püha Vaim, me täname sind, et sina oled siin selles maailmas. Sa oled siin valmis igaühes sees meil olema ja Jumal, me täname, kiidame, ülistame sind, et sa oled kättesaadav sellisel moel. See 24/7 ja seda kogu aeg. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja Isa, ma tänan sind, et tohin praegu lihtsalt paluda, et sinu Püha Vaim aitaks meelde tuletada kõike seda, mida me vajame. Kui juttu on olnud palju, aga Jumal, me täname sind, et sina oma vaimu läbi oled tegelikult meelde tuletamas õigel ajal kõike neid asju, mis on vaja. Ja Isa, ja kui me oleme täna siin ka selles Jumala kojas ja kui kellelgi on vaja midagi väga konkreetselt teha, mida sinu vaim on täna nagu tagant lükkamas, siis anna meile julgust seda teha. Isa, me palume seda Jeesuse nimel, Isa, kiituse, tänu ja ülistus sulle. Aamen.